Tere päevast! Minu nimi on Leila Mainla ja ma olen aianduse õppetooli noorem professor. Ja nagu pildilt juures olevad pildid näha, siis minu teemaks siin õppetoolis on ilutaimed. Ja ühtlasi olen ma siis ka bakalaureuse õppekava juht ning täna ma tahakski siis natukese rääkida sellest, mis teid ees ootab, kui te sügisel tulete aiandust õppima Eesti Maaülikooli. Kõigepealt ma arvan, et oleks vaja veits lahti seletada, mis on aiandus, sest ma tunnen, et sügiseti on selles osas nagu kõige rohkem eksiarvamusi või siis nagu teistmoodi arusaamist. Tegelikult aiandus on osa põllumajandusest ja see hõlmab enda alla nii iluaianduse, köögiviljanduse kui siis ka marja- ja puuviljakultuurid. Ehk siis on see selline suur kompott kõigest, et väga tihti ma näen, kus siis aianduse all mõeldaksegi siis ainult iluaiandust, ehk siin ongi ainult ilutaimed ja haljastus ja selline. Jah, seda on meil ka, aga meil on ka väga palju köögiviljandust ja marja- ja puuviljakultuuride kasvatamist Eesti tingimustes, et sisuliselt me olemegi taimekasvatuse põhimõttega, suunitusega, et siin õpetatakse erinevaid kasvatustehnoloogiaid siis nendes valdkondades ja natukes on meil siis ka siis seda haljastuse poolt. Et kui sulle meeldib taimekasvatus, teada, kuidas, miks midagi toimub, mis taimega toimub kogu tema elutsükli jooksul, siis aiandus on see koht, kuhu tulla. Ja see, kas sul on oma aed või sul ei ole oma aeda, see ei ole üldse määrav tegur. Peaasi, et sul on huvi taimekasvatuse ja kas siis nende kõigi kolme valdkonna vastu huvi või ainult ühe suuna vastu. Et kui see on nagu sinu teema aianduse mõttes, siis olete igati oodatud. Õppe on bakalaureuseõppes päevane õpe, ehk siis õpe kestab esmaspäevast reedeni tööpäeviti. Õpe kestab 3 aastat ja on ära jagatud õppekava siis erinevateks mooduliteks. Ülderiala moodul, üldmoodul on siis see, kus siis on teiste erialadega koos ained, üleülikoolilised ained, suured. Erialamoodul on siis see, mis on väga spetsiifiliselt aiandusega seotud. Eriala valikained on loetelu siis ainetest, mida kust te saate võtta 14 EAP väärtuses erinevaid aineid mõne spetsiifilisema huvi täitmiseks. Vabaaineid võtta siis Maaülikoolist, aga ka teistest ülikoolidest, et siin nagu piiranguid ei ole. Ja õpe lõpeb siis kas siis bakalaureuse lõputööga või siis eksamiga. Täpsemalt ma tõin siia välja ka pildi meie erialamoodulist, mis on kõige mahukam. Ja erialamoodul on siis omakorda jaotatud väiksemateks mooduliteks, et ala muld ja väetamine, haljastus, taimede süstemaatika, kasvatustehnoloogiad ja taimetervis. Õpe on erinevas formaadis, loengute, seminaride, e-õppena, et väga palju õppematerjali on pedagoogidel või siis meil õppejõududel üleval moodlis. Ja on ka väljasõite erinevatesse tootmistesse, on ka palju praktikume. Et kõik sellised ained, kus oleks vaja natukese praktilisemaid oskusi ja kui see maht võimaldab, siis õppejõud ikkagi teevad seal ka selliseid praktilisi, kas siis laboritöid või väljas midagi. Siis õppe jooksul on meil ka siis praktika 10 EAP ulatuses kohustuslik. See on ettevõtluspraktika. See on praegu jaotatud 2
et peale esimest aastat ja peale teist aastat. Kokku on ettevõtluspraktikat 6 nädalat ehk siis peale esimest aastat 3 nädalat suveperioodil ja peale teist aastat 3 nädalat, aga te võite sellega teha nagu ühe raksuga. Korraga näiteks peale teist aastat. Aga miks me tegime selle 2, on see mõte, et sa saad käia siis erinevates ettevõtetes. Sa võid tulla oma ideega, kuhu ettevõttesse sa tahad minna. See ettevõte peab olema aianduslik ettevõte, tegelema aiandusliku tootmisega. Meil on ka muidugi olemas nimekiri ettevõtetest, mille seast saab valida, kes on meil koostööpartnerid, kellega me teeme koostööd ettevõtluspraktika raames. Aga võid tulla ka oma ideega, kuhu sa tahad minna, lihtsalt see peab siis vastama nendele tingimustele ja need tööd, mida sa seal teed, peavad olema mitmekülgsed siis ettevõtlusega seotud. Et see ei ole lihtsalt rohimispraktika, kuhu ma tahan jõuda oma jutuga. Aga et jah, et see on ka selline praktiline kogemus, mida meil siis õppest saab erialamoodulist. Siis valikmoodul on ka, siin on ette antud ainete nimekiri, mille seast saab siis valida 14 EAP ulatuses aineid. Valikmooduli ehk siis valikaineid siin millegi teistega siis asendada ei saa, et need on siis jah, sellised ette antud nimekiri ainetest. Siis juhul, kui tekib küsimus, kuidas näeks võib-olla sügis välja, siis teil ju õisikontot ei ole, teie seda näha ei saa, aga ma huvi pärast vaatasin õisist, et kuidas näeks välja selle aasta sügise tunniplaan sisseastujale. See muidugi väga palju veel muutub, sest siia lisanduvad teie isiklikud valikud siis vabaainetes ja valikainetes. Ja need kellaajalised ka ei ole veel väga kivisse raiutud, aga siin on siis praegu kirjas jah, põhiained, kohustuslikud ained, mis toimuvad sügisel. Et sisuliselt nagu näha, siis õppetöö on valdavalt esmaspäevast neljapäevani ja reeded on vabad üldjoontes. Reeded on jäetud vabaks selleks, et juhul, kui on vaja teha mingit välipraktikumi kuskile välja sõita, et siis oleks see vaba päev võtta. Et teised õppejõud ei sõidaks nagu nii-öelda teistele, ei võtaks seda väljasõitu või siis seda välipraktikumi kuskilt teise aine arvelt. On olnud küsimusi ka seda, et kas õppe kõrvalt on võimalik tööl käia. Üldiselt esimesel aastal ei soovitaks seda teha, sest see tunniplaan tundub siin jah, et kella 4-ni, et nagu otseselt nagu mõnes mõttes jõuaks. Aga esimene aasta on kõige tihedam aasta õppe mõttes. Ja siis üldiselt ei soovitaks õppe kõrvalt tööl käia, sest te lihtsalt väsite väga ära. Tunniplaani, et siin on ka siis näha selline aine nagu sissejuhatus erialasse ja teadustöö alused. Et kui te meile sügisel tulete, siis selle aine raames tegelikult räägitakse kõik lahti, mis teid ees ootab. Samuti tutvustame kõik õppetooli õppejõud, käime seal ennast tutvustamas, oma teadustööd tutvustamas, et kui te teisel aastal peate oma lõputöö valima, siis te juba enam-vähem teaksite, mis suunas teie huvi on ja kuhu poole siis pöörduda, kelle poole. Ja samuti siis õppega kõik seotud küsimused saab seal lahti räägitud. Et jah, laias laastus selline see tunniplaan sügisel siis hakkab olema. Lõpetamine. Et lõpetamiseks on 2 varianti. Et on võimalik lõpetada siis bakalaureuse lõputööga, mis on siis kirjalik töö, mida sa siis kaitsmisel kaitsed, teed ettekande ja kaitsed siis oma lõputöö teemat. Sisuliselt väitled siis retsensendi ja komisjoniga, arutled oma lõputöö teemal.
või teise variandina on siis lõpueksam. Ja see tähendab siis seda, et kogu 3 aasta õppematerjali peale tuleb sul eksam. See eksami küsimused tulevad eriala moodulist, et need ei tule üldõppest või valikainetest või vabaainetest, vaid eriala moodulist, sellised, et kõik eriala alamoodulid oleks kas või ühe küsimusega nagu kaetud. Et see on iga aasta muutub, et juhul kui valitakse, siis need eksami küsimused ka siis koostatakse. Enamasti lõpetatakse siis bakalaureuse lõputööga. Lõputöö teemad, kui on keegi, kellel on oma tootmine olemas, et a la aiand, puukool ja mingi idee, mida ta tahab teha ja tal on võimalus või koht, kus seda teha, siis on ainult juhendaja leidmise küsimus, et kas keegi oleks teda nõus juhendama seda lõputöö ja katsemetoodika paika panema, aga üldiselt on lõputöö teemad ette antud. Et need teemad tulevad nii aianduse õppetoolist, aiandusteemalised, aga tulevad ka taimetervise õppetoolist ja mullateadusest, et neid on nagu erinevaid. Et 3. aasta lõpuks saab minna ka sellist kitsamat teed pidi, et kas siis ainult köögiviljanduse peale, ilutaimede peale, marjakasvatuse või mis iganes suuna peale soovi on aianduse teemal. Et selles suhtes sellepärast muretsema ei pea, et ise peaks nagu midagi välja mõtlema, et need lõputöö teemad on meil seotud enda teadustööga, et siin on väga palju erinevaid valdkondi aiandusõppetoolisest ka mujalt, et kindlasti leiate midagi, mis teile meeldib. Töö koostamine gümnasistil ei tohiks olla midagi uut, sest tõenäoliselt olete gümnaasiumi raames teinud ka veel juba uurimispõhise töö, UPT või kuidas iganes seda nimetatakse, aga sisuliselt on suht sama asjaga tegu, lihtsalt põhjalikum ja teaduslikum lähenemine asjale. Et lõpetamine 3. aastal siis toimub, kui õppekava on korralikult täidetud. Ja nüüd minnes siis sinna juurde, et kuidas te meie juurde siis üldse jõuaksite ja siia aiandust õppima saaksite tulla. Üldiselt ma soovitan käia ära seal Maaülikooli lehel siin all oleval lingil, sest vastuvõtu tingimused on palju laiemad, kui mina siia praegu ettekandesse välja tõin. Et seal on väga palju erandeid, seal on palju ka seda, mille eest saab lisapunkte, a la olümpiaadidel osalemine, medaliga lõpetamine, kutsetaseme omandamine. Et siin on sellised üldisemad nõuded, et üldiselt saab bakalaureuse õppesse õppima tulla, kui sul on keskharidus all või siis sellele vastav kvalifikatsioon. Et gümnasistid, aga ka peale kutsehariduse omandamist, räpina, luua, kõik on oodatud. Et sealt saab vabalt edasi tulla meile aianduse bakalaureuse õppesse. Eesti keele oskus, sest õpe on eesti keeles. Et see on väga oluline tingimus ja kui sul on eesti keel tehtud võõrkeelena, siis seal on ka see, peab lihtsalt olema see eksam sooritatud teatud punkti summale, et siis saaks sisse astuda siia. Aga samas, kui sul on eesti keel ka võõrkeelena või B-keelena, siis on võimalik võtta ka aine Maaülikooli sisse astudes eesti keel, et see ei ole nagu ka kuidagi takistuseks. Arvesse riigieksamitest lähevad matemaatika ja eesti keel. Aga kui on see juhus, et oled eksamit teinud varem, mitte nüüd siin uuema süsteemi järgi,
ja kui sa ei ole teinud näiteks matemaatikaeksamit, siis matemaatikaeksam on asendatav vanast ajast näiteks bioloogiaeksamiga. Et nagu ma ütlesin, vaadata siis sealt vastuvõtutingimusi täpsemalt, et mis on siis välja toodud meie kodulehel. Et mingit vestlust, motivatsioonikirja meil ei ole. Kaalume selle lisamist tõenäoliselt järgmisel aastal. Et praegu piisab lihtsalt SAIS-is elektrooniliselt avalduse tegemisest, et kui te teete oma gümnaasiumi lõpueksamid ära, tulemused on teada, siis SAIS-is läheb see lihtsamalt. Kui on vaja paberitega majandada ja SAIS-is võib-olla nii lihtsalt ei saa, siis meil on võimalik avaldusi esitada ka koha peal. Ka peale jaanipäeva kuni 3. juulini tööpäevki. Ja samuti on siis meil kodulehel üleval kontaktid, kelle poole pöörduda, kui tekib mingisugune küsimus sisseastumise koha pealt, võib mulle kirjutada, Leila Mainlale, võib kirjutada õppetooli juhile Ulvi Moorile samamoodi. Et mõlemad vastame. Siis samuti on tekkinud küsimus, et aga mis ma siis peale hakkan selle 3-aastase bakalaureuse õppega, mis ma siin aianduses saan. Mina võtsin kokku 3 suunda, et kuhu on võimalik siis edasi minna. Alati on võimalik edasi õppida, omandada magistrikraad, kas siis siinsamas aianduse magistriõppes või siis mõnel teisel erialal. Ehk siis jätkata teadussuunda. Et minna magistrisse, sealt edasi juba doktorantuuri, et mina ise olen läbi käinud kõik Eesti Maaülikooli aianduse õppetooli astmed, alustades bakast lõpetades siis doktorantuuriga. Et samamoodi on see võimalus kõigil neil, kes meile siia bakasse tulevad. Siis teise variandina on võimalik siseneda siis tööturule spetsialistina aiandusettevõtetesse, et siin on erinevaid variante alates agronoomidest, aiandites, lõpetades siis müügijuhtidega aianduse ala seal erinevates firmades. Ja 3. variant, mida siis ka meie bakatudengid on teinud, on alustanud oma ettevõtteid. Et nii hailastusfirmasid kui siis ka istikukasvatust ja marjakasvatust tootmisistandike rajanud ja teinud, et see variant on ka siis võimalik, et rajada oma ettevõtte. Et meie baka ja magistri lõpetajaid on päris palju ettevõtlusega alustanud ja sellega edukalt toime tulnud. Et minu poolt oleks lühidalt kõik. Ootame teid rõõmsalt kõiki sügisel aianduse erialale, bakaõppesse. Siin pildil on meie tagasihoidlik kollektiiv, kes teid kõiki sügisel ootab. Aitäh kuulamast! Nii, nüüd ma näen chatti ka. Võrreldes teiste õppekavadega, tegelikult me oleme ainus, Eesti Maaülikool on ainus ülikool, mis annab aianduslikku kõrgharidust. Seda kuskilt mujalt Eestist ei saa. Ja meil võrreldes teiste, aianduslikku haridust saab ainult rakenduslikku haridust Räpinast. Aga võrreldes Räpinaga on siis meil rohkem teaduspõhine lähenemine, et su lõputöö on juba teadustöö esimene aste, kus sa siis alustad. Võid alustada oma teadlase karjääri. Koostööd ettevõtetega teeme ka, et on õppesõite olnud välja nii Tallinna kanti kui siia ka lähemale Luunjas. Käivad köögiviljanduse, katmikaianduse aine raames, et
meil on koostööd ettevõtetega, siis veinistandike oleme külastanud. Maaülikoolil on oma Polli aiandusuuringute keskus, rõhukatsejaam, kus me saame väga palju praktilist tööd teha, praktilist poolt näha. Siis, et jah, et üldiselt protsentuaalselt tõenäoliselt vähem, kui on kutseasutustes, aga me üritame seda võimalikult maksimaalsena hoida. Et ei oleks puhtalt õpik. Aianduse õppes tavaliselt õpilaste arv me võtame vastu 20 ja oleme võtnud ka rohkem vastu. Et jah, alustavad õpinguid seal 20 kuni 23 tudengi raames. Et klassid ei ole, grupid ei ole nagu väga suured. Et jah. Siis välisõpet välismaale saab ka Erasmus+ raames minna. Seda viimasel ajal tudengid ei ole väga kasutanud, aga on käidud siin Norras, Saksamaal, Itaalias, et tudengid ikkagi käivad, kui neil see huvi on, et võimalused on antud. Mis võib-olla teeb selle natukese keerulisemaks, see on esiteks valik, sest ülikooli on väga palju, kuhu saaks minna. Ja samuti peab jälgima seda, et õppekava saaks täidetud ja need ained, mis teistest ülikoolidest võtta, teha, et need sobituks siis aiandusõppega ja oleks vastavad. Aga see võimalus on ja kui tahtmine on, siis seda kindlasti saab teha. Minna välismaale semestriks õppima või siis vähemaks ajaks. Millist tüüpi õppija või huviline võiks selles õppekavas kõige rohkem sobida meile? Et ma ei lahterdaks väga tihti arvatakse, et muidugi ka seda, et aiandus on ainult naiste teema. Tegelikult ei ole naiste teema. Kui me võtame siin neid suurimaid aiandustootjaid, mis on siin Luun ja Grünefee, Kanepiaiand, Aran-PM, kõik on mehed. Et tegelikult aiandustootjad on väga paljud meesterahvad, sest see ala on tegelikult ka väga tehniline ala. Et ma ei lahterdaks siin naisteks ja meesteks kõigepealt, et kõik on oodatud. Ja põhiline kriteerium ongi see, et eesti keelt oskaks ja õppida tahaks. See on nagu, siis on hästi. Ja huvi taimekasvatuse vastu peab ka ikkagi olema. Et kui taimed sind üldse ei huvita, siis aiandus on tõesti vale koht, kuhu tulla. Ja Kanepi aiandijuht on meie vilistlane, siis Nurmiko Jaakun, kes on meie vilistlane. Et on aiandusfirmades töötavaid aianduse õppe läbinud inimesi küll, jah. Siis veinitalusid. Ma nüüd jään nimega, ei tule hetkel meelde. Ulgetalu, Jorma Kütt, ja Säretalu, Anita Sipelgas. Et neid on, kes on rajanud peale meie õpet endale siis aiandusfirma või siis juba tegutsevad selle ajal.
nii, kas on veel küsimusi? Ajaliselt me isegi mahuks veel. Mind köidab selle valdkonna juures see, et rutiini ei ole, nagu üldse ei ole. Iga kevad on ettearvamatu, mis siit tulla võib, kuidas need taimed kasvavad, kuidas see katse õnnestub, mis sealt lõpuks välja tuleb. Noh, suht võimatu ette ennustada. Et just see, et sul ei teki rutiini. Et see on see, mis mind köidab ja see arusaam, kui sa lõpuks saad aru, mis sellel taimel häda on. Et tegelikult see võib väga lihtne asi olla ja see on see, mis mind nagu köidab, et su aju on pidevalt töös, et sa pead pidevalt juurde õppima, pidevalt lugema, pidevalt ala areneb tehniliselt praegu väga palju, siis ja et see hoiab sind pidevalt nagu vormis nii-öelda ja aiandus sõna otseses mõttes hoiab vormis, nii et noh, et selles suhtes see on väga mitmekülgne ala. Nii füüsiliselt kui vaimselt. Aitäh kuulamast ja kohtumiseni sügisel. Nägemist.